Eestlaste vabadustahte juured on kauges minevikus. Võimsa massimeeleavalduse toel saavutavad eestlased revolutsiooni mõjul laguneva Vene impeeriumi raames autonoomia. Maarahvas asub taas oma maad juhtima. Autonoomiast saab iseseisvus, algab vabadussõda, valitakse Eesti asutav kogu, mis rajab riigi alused. Eestist saab demokraatlik vabariik. Tartu rahuga loobub Nõukogude Venemaa igaveseks ajaks kõigist nõudlustest Eestile. Määratakse kindlaks Eesti-Vene piir. Saksamaa ja Nõukogude Liidu sobingu tulemusel puhkeb Teine maailmasõda, mille käigus Eesti iseseisvus hävitatakse. 1944. aasta sügisel Otto Tiefi valitsuse näol tehtud katse riiki taastada ei õnnestu. Järgnevad Nõukogude okupatsiooni aastakümned. Metsavendade relvastatud vastupanu asendub järk-järgult vaimse ja kultuurilise vastupanuga, mille üheks avalduseks on laulupeod. Igatsus vabaduse järele ei kustu. Vabas maailmas tegutseb aktiivselt Eesti pagulaskond. 1980. aastal puhkavad noorterahutused, mille peapõhjuseks on tugevnev venestuspoliitika. Eestis saadetakse 40 kultuuritegelase avalik kiri venestamise vastu. Puhkeb äge avalik protest Virumaale kavandatavate fosforiidikaevanduste vastu. Hirvepargi viitikul nõutakse Eestile vabadust. Algab laulev revolutsioon. Luuakse rahvarinne. Tuuakse välja sinimustvalged lipud ja asutakse taastama olulisi rahvussümboleid. Kodanike komiteed nõuavad Eesti Vabariigi taastamist. Pika Hermanni torni heisatakse rahvuslipp. Moodustatakse grandioosne inimkett Tallinnast Vilniuseni, protesteerimaks Balti riikide annekteerimise vastu Nõukogude Liidu poolt. Astub kokku Eesti Vabariigi õigusjärgsete kodanike esinduskogu Eesti Kongress. Eesti Kongress seab eesmärgiks Eesti iseseisvuse taastamise juriidilise järjepidevuse alusel. Eesti Vabariik taastatakse 20. augustil 1991. Nõukogude Liit laguneb ja 1994. aasta augustis lahkuvad Eestist viimased Vene sõjaväeüksused. Eesti Vabariik liitub NATO ja Euroopa Liiduga. Eesti Kongressi 25. aastapäeva pidulik kontsertaktus toimub 14. märtsil kell 12 Estonia kontserdisaalis. Uksed on avatud kõigile, kes peavad lugu tõest ja vabadusest.